Martin Loo, 22. Rõuga rattamaraton XXL võidu võitja, et kuidas siis rajal läks? Läks hästi, et Rõuge ja siin Lõuna-Eesti, et eks see on paremini alati sobinud, et siin on rajad on raskemad. Ja mulle endale nagu meeldib ja kindlasti sellist sõidu nagu nautimismomenti on kõvasti rohkem, et muidugi raske on ka, et ega seda ei saa ka mainimata jätta, aga kindlasti suur tänu Ivarile ja kõigile, kes siin seda rada teevad ja märgistavad, et kindlasti selle aasta kõige kihvtim maratonirada siiani. Et GPS jälgimisest oli näha, et suhteliselt sõidu alguses õnnestus sul tegelikult juba Gert Jõeralt ja kompaniilt eest ära saada, et räägi natukene, et kus maal siis asjaks läks? Asjaks läks tegelikult juba kohe stardist, et tegelikult kuna Gert on siin kokkuvõttes liider, siis ikkagi plaan ja nagu ideaal oligi see, et ma ikkagi teda edestaksin, et saaksin natukene punktiarvestuses lähemale ja kohe alguses sai päris korraliku tempsiga pandud minema, sest siin paar kilomeetrit võib-olla kui sedagi, et siis juba läks metsa ja hakkas üles-alla käima paremale vasakule ja umbes 20 kilti ma arvan, me sõitsime koos, et siis ühe singli lõpus oli selline natukene teenilisem selline koht, et olid risti-rasti igasugused ATV ja sõiduauto-roopad ja suured veelombid olid seal, et kuidagi olin ees, panin sealt kuidagi paremale vasakule sain läbi, et Gert vist ei saanud ja seal tuli mingisugune vahe sisse ja järgmise kruusalõigu peal ta enam järgi ei tulnud ja rohkem nagu näinud, et ma loomulikult mulle see sobis, et läksin nagu oma tempoga, et eks olin valmis, et ta võib loomulikult järgi tulla, aga õnneks ei tulnud ja sain niimoodi üksi soologa lõpuni. Kuidas siis info kättesaadavus raja peal oli, et täna Lõuna-Eesti ralli tõttu on siin pealtvaatajatel ja kaasalajatel on see liiklus natuke keerukam, et said sa mingit infot ka raja peal, et kus maal Gert olla võib või? Ei, Tarmo mõtlus seal ükskord lõikas, et kuule, et vahe on päris korralik ikka minutites, et aga ega rohkem ma niimoodi täpselt ei teadnud, et kui selline pikem sirge koht või midagi sellist oli, et eks ma korra nagu kiikasin üle õla, et kaugel Gert on, et kas ta nüüd tuleb lähemale või ei tule, et ega ikkagi mingi vahe meil oli sees, et kui ta oleks mu kinni püüdnud, see tähendab, et oleks ikkagi pidanud olema kõvasti parema soostana, et ega siis ei olekski midagi teha olnud, et mina proovisin siis niimoodi sõita, et ilusti lõpuni ära kestaks ja eks viimased 10 kilti olid päris rasked, et see vihm, et ikka seda rada on natukene pehmemaks teinud ja see ikka oli paras pingutus, et hea meel, et ikkagi võitsin. Käisid sa enne rada läbi ka sõitmas muidu? Ei käinud, et mõtlesin, et hoian nagu aega ja jõudu kokku, et panen kõik võistluspäeval välja, et üle nagu nii-öelda ei pabistanud selle pärast. Ütleme, et praeguseks on meil tegelikult pool hooaega nüüd selja taga, mis ta hakkas poole suve pealt, et see aasta saad sa Eestis sõita ja Eesti sõita, et on sul natuke hea meel ka selle pärast tegelikult? Ei, tegelikult muidugi on kihvt, et nii palju aastaid ju tegelikult pole nagu üldse sõitnud, et ega ma nüüd, kui ma siin ükskõik millise sõidu starti tulen, ega ma seda rada nagu midagi ei mäleta küll, et võib-olla sõidu ajal mõni koht tuleb ikka tuttav, et siit on nagu varem ka sõidetud, aga muidugi minu jaoks on see kindlasti nagu kihvt, et eks praegu juba mingid sõidud seal kuskil nagu toimuvad ka, aga praegu nagu ülemäära siin ei rabele, et täitsa et teen trenni ja naudin neid Eesti võistlusi. Suur tänu ja edu jõudu sulle! Ja, aitäh!